see on teile igal juhul veel suurem päev. Ma olin päris mures, kuidas seda kõne pidada. Ma olen ise üliõpilastele õpetanud, et igasugune tekst või suuline tekst peab silmas pidama adressaate. Ka meie instituut on väga kirju, adressaate on väga erinevaid. Ja see on niimoodi olnud läbi aegade, kui ei olnud veel Germaani romaani Slaavi instituuti. Kõik inimesed Tartu Ülikoolis teadsid, et saksa filoloogid lähevad sakslaste nägu, muutuvad väga punktuaalseteks ja inglise filoloogid on üsna empiirilised ja praktilised. Prantsuse filoloogid jäävad enamasti hiljaks kõiki asjadega ja nii edasi, nii et ja seda mõtlemisest päevad ka üliõpilased. Nii et natukene olete te kõik selle kultuuri nägu, mis on teie põhieriala. Ja kui teil on veel mitu eriala, siis ma ei tea, mis kultuuri nägu te siis veel olete. Nii et me isegi, kui me teeme katseid pragmaatikas ja meil on üks grupp eestlased, siis oma instituudis me ei saa enam inimesi võtta, katsub Eesti filoloogia või kuskilt mujalt, sellepärast et ei tule ilusad tulemused, päris puhtad eestlased nagu ei olegi enam. Aga Massiülikooli on oma puudused, aga on oma voorused ka. Vanasti oli inglise filoloogi 20 ja ülejäänud jäi ukse taha. Oli 20 saksa filoloogi ja ülejäänud jäi ukse taha. Ja kui me kurdame siin õppejõud, et suured voorud ja ei saa korralikult individuaaltööd teha ja mis haridus, mis kvaliteet ja eks me ikka kurdame vahel niimoodi, siis me unustame ära, et vanasti väga paljud lihtsalt lõpetasidki keskharidusega, ei jõudnud kunagi ülikooli, nii et selles mõttes ei ole Massiülikool ka midagi halba, Slaavi instituudi bakaloogilise stuudiumi lõpetajad. Printsipilt õppejõud ja külalised. Teie 3 aastat tagasi alustatud ülikooli teel on nüüd siis jõudnud esimese vahepeatuse. Teie näitavad loogiateaduskanna bakaloogilise õppekava ja meil antakse selle eeskuval ka teadused bakalooglised ka. Ja esimene alustame inglise keele tegevusega. Ja esimene diplom on cum laude ja venige kala. Adi Pöia. Lea Püss. Ragne Laudi. No näed, natukene lille juurde. Ai, kuidas ta torgivad. Väga torgivad. Nähdin juba ja palju õnne selle siis. Palun. Ma nägin seal, ta ei ole välja tulnud. Ei, ta tuleb ikka, ma loodan, et ma tuleb. Taevo. Ei, hilja juba, kõik läbi. Hiljaks, poolel teel, kolmveerand teel oled.
kohe siia. Sina võtad või? Panen siia. Minu pane. Ei, sa käisid ka. Nii, shift. Võtan välja poole. Ma olen ise kiiri, jah. Ei, Kati jookseb ise ja otsib üles külalised. Mis see oli? Sissi kiusab ja lase mäest alla lasta. Ei lase jah. Võttis kätte terve, rullis ennast siit mäest alla, nagu siil sügisel lehti täis. Ega, ma ei tea, oli veel seal põhjavahel, ma istusin siin piratud tunni ees, kui niimoodi, kus nad olid? Ma alati võin parem. Olite kõik üles? Ma vaatasin siit, jah, siit samast, ma nägin siit. Eriti palju ukse peale, me olime seal nii taga. Saab kohad veel pikemalt. Meil on nii tühi päev, pool kontorirahvast lõpetas kedagi. 2 inimest jäi sinna ainult. Taunuvad teil peale? Riigiametliku asi, ega siis ei saa niimoodi, et tahan kõnnid ära. Ta kaitseluude peast taas. Kus te teksid sooritanud? Miks nii palju? 2 lehte ega see 2 lehte on nüüd. Ei, no mammut. 2 lehekülge on puhtalt. Mammutile ei ole piletit müüdi sekunditega. Tegelikult ma tahaks seda ülikooli lehti, ma ei tea. See esimese ja 5. osa. Tihti peale torgivad. Me kujundame sulle kimbu praegu. Näppida need alt ära, siis need päris torkavad. Muidu rikuvad pärast kleidiga ära, senil oli eile pintsaku. Pintsakust mitu niiti väljas. Paneme roosid keskele ja... Jah. Sa ei ole mul näinud seda küba. Selle kübara ma ostsin ekstra Briti kuningaga sünnipäeva auks. Oh jumal. See kohtumaja on kodus. No ja vanematele ka õnne. Ei no, meile ikka õnne võib soovida muidugi. Nii tubli. Aitäh. Palju õnne. Mõtlesime, et teeme niipidi tiiru, et seal on nii palju rahvast, et objektid on tegelikult samad. See on Mul oli niimoodi, ma istusin minu laulust, mul kogu aeg kaamera näos, täiesti ebanga, ma istusin vahekäigu ajal. Ma ei tea, mis mul kogu aeg keep smiling. Kogu aeg praktiliselt. Kogu aeg hoiavad suust.